Kui sinu human design keskkond on koopad, siis koopa inimesena hindad sa kõrgelt privaatsust. Sul on väga vaja oma turvalist koobast ja võimalust tegelikult kontrollida, kes, millal ja millistel tingimustel sinna siseneb ning kui kaua seal aega veedab. See tähendab tegelikult seda, et elades kellegiga koos, on sul vaja vähemalt oma mingit privaatset nurka, parimal juhul privaatset tuba, garaaži või aiamaja, kuhu sa saad eemalduda ja kus sa saad veeta aega iseendaga. Sul on vaja ka töökeskkonnas võimalust teistest eemalduda ja säilitada enda privaatne ruum. Sinu vajadus sellise ka energeetilise privaatse ruumi järgi võib olla palju suurem kui teistel. Lisaks sellele tõenäoliselt sa ka sellises avalikus ruumis eelistab mitte olla kogu aeg väga nähtav, võib-olla suhtud väga tõsiselt ka enda virtuaalsesse privaatsusesse, turvalisusesse. Turvatunne on väga-väga oluline ja võib-olla üks kõige hullemaid asju, mida sa teha saaksid, on elada nagu täiesti avatud ruumis, töötada avatud kontoris. Tõenäoliselt sulle ei meeldi istuda ka avalikel üritustel, mingitel sellistel kohtadel, kus sul puudub turvaline seljatagune. Tööalaselt võiksid sa kõige paremini opereerida, siis just nimelt, kas siis töötades iseseisvalt. Kodukontor võiks sulle suurepäraselt sobida. Selline kontor, kus sul on oma laud, oma ruum, kus on võimalik uks kinni panna, keegi ei näe, mida sa teed. Elada võid sa eelistada samamoodi kohas, kus ei ole väga suuri aknaid ja kus teised inimesed ei saa väljast sisse vaadata või siis kui vaatavad väljast sisse, siis sulle sobivatel tingimustel. Koopa inimesena privaatsus on ülioluline ja see on miski, mida sul on vaja endale tagada. Väga võimalik, et sa tunned ennast väga hästi, väga mugavalt suletud gruppides või töötades hoolikalt valitud inimestega. Aga selles keskkonnas tunned sa ennast kõige mugavamalt üksi iseendaga, mugavas, turvalises, sulle sobivalt sisustatud ruumis. Su keha tunneb ennast hästi. Sa seal omastad toidust kõige paremini toitaineid, töötad kõige paremini infot läbi, integreerid kõige paremini oma kogemusi. Ja kui sa nüüd tahad enda keskkonna kohta natuke rohkem teada saada, sealhulgas kuidas siis sellest muutujas saadud infot enda ellu integreerida, siis minu humandesign.ee/keskkond, sealt leiad rohkem infot ja ka ühe ägeda põneva lisavõimaluse.